Rõõm on teid siin nii palju näha. Mina olen Brent Pere ja siin oli just küsimus see, et kuidas ma siis Marjut peaksin tutvustama, et mis see õige sõna on, et kas see on siis emeriitprofessor või ühiskonnategelane või endine poliitik või pensionär, nagu ta ise soovis. Vanaema. Vanaema, näete. Marju, äkki kõigepealt natukene kirjeldaksite seda tänast pensionäripäeva. Päris huvitav päev on olnud. No mulle just päris pensionäripäev ei olnud, aga jah, juhtus kuidagi, kõik asjad jooksid kokku. Nii et ma pidin alustama hommiku Tartus 10:30, kus ma kohtusin 5 maakonna õpetajatega. Rääkisime sellest, mis Eesti haridusest saab. Siis olin ma teel Tallinnasse ja seal ma kohtusin kell 3 nende inimestega, kes muretsevad Eesti ühiskonna lõimimise pärast. Ja siis kell 3:05 või natuke enne seda me saime kokku IT-inimestega ja arutasime, kas Eesti saaks teha uut tiigrihüpet. Ja peale kõike seda olen ma siis nüüd sellises, ütleme hoopis teise meeleoluga õhustikus. Nii et niisugune päev, aga see kogemata mõnikord kujuneb nii, et kõik asjad jooksevad ühe päeva peale kokku. See on rahulik pensionäri elu. No ma üldiselt ei ole ikkagi see päris pensionär, et Tartu Ülikool annab emeriitprofessori juba siis, kui sa saad 65. Aga minu pidev tööleping ülikooliga lõppes ainult ülemineva aasta ja nüüd ma olen käsunduslepingu peal ja ikkagi veel õpetan ka, nii et ma ei ole veel päris seda magusat pensionäri elu tunda saanud. Ja siis lihtsalt selgituseks, et selle kõige taustal on tal täna ka terve doc-filmi grupp olnud selja taga, nii et selline hästi rahulik päev. Proovime siis sellega rahulikult siin jätkata. Ja see on nüüd, nagu te aru saate, sissejuhatus vananevasse ühiskonda, aga see ei ole tänane teema. Me võib-olla jõuame selleni ka. Meil on siin USA valimistest tõenäoliselt tuleb põgusalt juttu, seal on vananeva ühiskond on täitsa aktuaalne. See teema, miks meid siia täna kutsuti ka rääkima, on eeskätt naiste roll ühiskonnas. Esmalt see, kas me siiski saame positiivselt alustada seda vestlust ja me saame öelda, et see on aegadest ikkagi praegusel hetkel kõige parem. Kui me räägime naiste rollist ühiskonnas, siis ühiskonda ju polekski, kui naisi poleks. Ei oleks. Nii et selles mõttes määrab roll. Aga on praegu ikkagi naiste seis kui selline läbi aegade siiski hoolimata kõigest, et tuleb endiselt ootamatud inimesi, kes arvavad, et naise roll on köögis, siis siiski läheb aina paremaks. Ei, aga see on ju kultuurit ikkagi erinev. Tähendab, väga paljud sellised ideed, need just nagu üldised arvamused, lööksõnad, tulevad meile ju ikkagi väga palju läbi sellise võõrkeelse maailma. Väga palju läbi ingliskeelse maailma, väga palju Ameerikast näiteks otse, kus ikkagi kogu see ajalugu, traditsioon, ka peresuhted ja kõik see on kujunenud hoopis teistmoodi kui meil. Ja seepärast ma ei võrdleks, ma ei paneks ennast niisugusele taustale meid, ma mõtlen enda all nüüd meid kõiki. Sellepärast, et meie jooned on pärit pigem siis ikka sellisest, võrreldes Ameerikaga nüüd väga looduslähedasest ja sellisest talupoja ühiskonnast. Ja sellel on muidugi omad probleemid ka, eks ole. Aga see on siiski hoopis teine taust. Nii nagu samuti mind ajab alati naerma, kui meil siin võideldakse hirmsa asjaga, mille nimi on multikulti, ja ei teata, et tegelikult see multikultuursus on ka Ameerika ülesleidus, sest pärast seda, kui ameeriklased äkki avastasid 20. sajandi kuskil keskpaigas, et ei olegi kõik jänkid ühte moodi, eks ole, vaid igal ühel on veel mingisugune oma kultuuri taust, siis tuli sealt see, et näete, on meil küll sulatusahi ja kõik ära ei ole sulanud ja ikka on erinevad kultuuripõhjad alles. Aga see ei kehti Euroopa kohta. Euroopa pole ju kunagi olnud sulatusahi. Nii et me võtame üle nagu neid Ameerika mingeid lendtermineid või populaarseid teooriaid ja hakkame neid hirmsa jõuga meile siis nagu peale panema, see meenutab mul alati seda, kui tehakse jõuluks piparkook, enne siis rullitakse siis hästi lamedaks ja siledaks kõik, siis pannakse valmis vormid peale, eks ole. Aga see ei ole nagu võib-olla päris meie jaoks niisugune asjakohane. Aga kuidas tundub, kas see ameerikalik kultuur kinnitab meil kanda sinna enam? Ei, Ameerika on Ameerika ja Ameerika elab oma edades ja temal muidugi on need probleemid väga teravad, seepärast, et meil on kõigil ju praegu silma ja säisased valimised.
Ja kui me jätame ära kõik igasugused puht nii-öelda kitsalt poliitilised asjad, siis seal oli otseselt vastasseis sellise nii-öelda alfamehe ja tõesti väga sellise naiseliku naise vahel. Ja kõige muu juures oli sellel, ma arvan, siiski küllaltki määrav tähendus. See, et see niisugune ikkagi juba läbi oma kogu selle kultuur, Ameerika Ühendriikide kultuur ei ole ju teamis pikk, eks ole. On kogu aeg seda macho meest, eks ole, nagu jumaldanud, see mees kangelane, kes üksi võidab kõik ja laseb kõik maha ja muu, eks ole, ja kus siis naised on käinud siis niisugused ikkagi kõrvaltegelased kogu selles draamas. Ja nüüd äkki on jõutud nii kaugele, et näed, juba valitsuses on ju oldud, eks ole, ja nüüd juba presidendiks ja juba teist kordagi ja see on ikka tohutu muutus nende jaoks. Aga meie kultuur, vabandagi, Eesti kaasaegne kultuur hakkas peale kellest? Liidia Koidulast. On. Ja keegi ei imesta. Ongi nii. Nii et meie jaoks ei ole midagi sellist nagu vapustavad, et näed, naised määravad midagi ühiskonnas. Et ei maksa ennast teistega võrrelda? Ei maksa. Kui sa selle USA valimise juba tõid siia teemaks, siis räägime neist natukene. See, et nüüd ikkagi võitis see nii-öelda macho kultuur, siis seda... Väga palju, sellepärast, et siin oli ka veel, mis oli väga huvitav, kui me vaatame nüüd väärtuste seisukohalt, eks ole. Võrdleme neid kõnesid kasvõi. Ma ei tea, kui paljud teist üldse viitsisid jälgida. Mina muidugi paadun poliitikahuvilisena ja ka selle aine õpetajana, siiski ma õpetangi poliitilist kultuuri ülikoolis. Mina vaatasin ikka öösel lausa kohe, kui olid need esimesed kõned, eks ole, ja ka neid viimaseid kõnesid ja kõik. Ja seal tuli see väärtuste erinevus ju äärmiselt selgelt välja, sest ameeriklased peale selle erinevalt eurooplastest räägivad tavaliselt väga lihtsate lausetega. Et seal tulevadki need väga selged rõhuasetused. Ja siis oli täiesti selge, ühelt poolt oli jõud ja viha, eks ole, ja teiselt poolt oli armastus ja koostöö. Ja see ongi see olemus, see ongi see, kui me räägime, miks on vaja näiteks, ütleme, miks on vaja naisi poliitikas, minu käest on küsitud seda vist 100 kordi, eks ole. Ja seepärast ongi vaja, et peab olema just nimelt need kaks poolt koos, tähendab, peab olema alati ikka see pool ka, kes seda sama armastust, koostööd, arusaamist, ka võib-olla positiivsust, eks ole, seda kannab, sest kui seda ei ole ja kui on ka ainult võitlus, eks ole, kaklus, siis ei lähe ju miski edasi. Ja siis ma vastan juba enne ära selle küsimuse, mis järgneb tavaliselt, et miks siis meil naised ei lähe poliitikasse? Ma ei pea kummagi küsimust esitama, väga lihtne. Ja ma alati vastagi seepärast, et nendele see kaklus lihtsalt ei istu, nendel ei ole mõtet sinna kaklusse minna. Mis nüüd USA-s saab siis? Ma vaatasin, see oli väga huvitav muide. Juhtusite vaatama, meile näidati seda, kuidas moodi siis samanegi Alfa Kukk niiviisi läks Valgesse Majja ja Biden võttis kõik oma võimalikud naiselikud jooned oma niiviisi hingepõhjast välja. Ütles, oi kui tore, Donald, et sa tulid. Me tervitame, me oleme valmis koostööks. Donald ütles, jah, pole viga, Joe. Poliitika on ju inetu asi, aga katsume nüüd hakkama saada. Nii olidki need kaks poolt, kuigi nad ei olnud otse seotud sellega, et on see gender siin, aga need väärtused on ju selgelt olemas alati, eks ole, need ühe ja teise poole omad ja siin ongi see, et kui on üks pool, kellel on see tugev veendumus, eks ole, et teisiti ka saab, siis mitte alati, aga siiski väga tihti see jääb ka peale. Ei pea peale jääma ainult rusikas. See mainimine ka praegu, et poliitika on inetu. Nüüd kas ootab siis inetu aeg? Seda ütles Trump, ma seda mõtlesingi. Kas tuleb nüüd siis inetu aeg ka järgmised 4 aastat? Ikka ma ei tea, eks me seda kõike näeme, sellepärast, et see on selge, et niisugune see macholikkus poliitikas tähendab ikkagi enamasti ka väga autoritaarset otsustamist ja juhtimist. Seda, et ikka ühel on õigus, eks ole, nagu kui me räägime nüüd talupojaühiskonnas, siis see on nüüd see, eks ole, kus oli veel see aeg, kus ikkagi pereisa istus laua otsas, kõik ootasid, keegi ei tohtinud enne kulpi sinna ühisesse pudrukaussi panna, kui pereisa pani kõige esimesena ja siis teised riburada ja kõige viimased olid siis lapsed, eks ole. Ja see niisugune autoritaarne hierarhia
see, ma kardan, saab nüüd ikkagi pikaks ajaks jälle valitsema. Sest kuna tundub, et see eelmise valitsemisaja kogemus, et igasuguste vastuolijate ja igasuguste õiendajatega on tal väga ebameeldiv tegeleda. Nüüd ta aegsasti ilmselt püüab seda platsi nii puhtaks teha, et ta saaks ainult oma siis selle püramiidi sinna ehitada. Ja see on muidugi, kui me juba poliitikast nii palju räägime, on väga kahetsusväärne, sellepärast, et see annab veel ikka kogu juurde sellele, mille vastu tegelikult ja Ameerika ise on ka kogu aeg võidelnud. See on seesama, võtame selle Hiina püramiidi, mis on muidugi hoopis teistmoodi püramiid. See ei ole niisugune macholik püramiid, see on hoopis teine püramiid. Või võtame sama Venemaa või võtame kogu selle autoritaarsuse pealetungi, mis nagu seostub idaga. Aga kui nüüd suurim lääne jõud võtab selle mustri, kuigi tahavad loosungid olla teistsugused, igasugu vabadusest on nad ju harjunud rääkima ette ja taha, aga kui see teguviis tegelikult on see, mis vabadust maha surub, siis me näeme, et selle kajad hakkavad ju meile ka tulema. Võtame selle sama meie nüüd kahjuks ainsaks paberpäevaleheks jäänud lehe, mis lubab seista Eesti kultuuri ja rahva eest, sealt hakkavad ka juba tekkima niisugused autoritaarsed hääled, paneme ikka seda kinni ja keelame seda ära ja see on nagu niisugune pisik, mis levib, see on nagu pandeemia, mis levib. Kuidas Eestis selle macholikkusega on? Eestlastel, ma ei ütle, et me oleme ainus rahvas, võtame kohe soomlased siia kõrvale või iirlased või muud, on veel ikkagi minu meelest õnneks säilinud see võime enda üle naerda. Et kui asjad lähevad ikka jube tõsiseks ja mõni hakkab ennast ikka väga niiviisi välja tooma, et siis läheb kohe naljaks, hirmus naljakaks. Ma arvan, et see meid hoiab ikka tegelikult. Tuleb jälle kivirähka, kirjutab midagi ja siis hoiab. Kas see sama isa ja pudrukausi metafoor kehtib niimoodi generatsioonide üleselt või see siiski, mida generatsioon madalamaks hakkab muutma? See on nüüd väga, võiks öelda juba jõudnud ka tavateadvusse see arusaam, et siin on väga tugev selline põlvkondlik pööre toimumus. Ja see on, ma arvan, ka üks põhjus, miks pärast nüüd see võitlus, see tegelikult ikka võimuvõitlus ju nii käredaks on läinud, sellepärast, et see lahkuv, ütleme siis põlvkond või põlvkonnad tunnevad, et see, mis peale hakkab tulema noorte poolt, et see on nii-öelda hoopis teine muster. Ja see on muster, mis on nende jaoks võõras, arusaamatu ja sellega hirmutav. Ka mõni suur loom kardab näiteks hiirt kõige rohkem, eks ole. See jõud ei pruugi alati tähendada julgust. Ja kui tuleb niisugune uus, mis on hoopis kuidagi teistsugune, teine muster, eks ole, mingid teised asjad on märgatavad ja mingid asjad, mis on väga tähtsad olnud, äkki pole üldse tähtsad, siis see tekitab ka sellist hirmu. Ja ka seda tunnet, et libiseb käest ära. Ja siis tahaks kangesti hoida, et ei läheks veel. Ja see on ju tunda kõikide nende paremäärmuslike erakondade juures on see sama asi tegelikult. See on tegelikult hirm, et see võim läheb käest ära. Samas ka neil on ju noorte seas. On ja meil on ju ka niiviisi, kui vaadata meie kas või neid igasuguseid uuringuid ja see on üle maailma niiviisi. Et see on ikkagi noorte hulgas on hoopis teine. Pööre on selgesti näha. Nende nii nimetatud pehmete väärtused. See ajab mind alati väga naerma, kui ma ikka jälle satun mõne laua taha, kus arutatakse, öeldakse, see on pehmed väärtused või pehmed erialad, eks on kunstid ja humanitaaria ja kõik igasugused sotsiaalmingid, ma ei tea, mis töötajad ja õpetajatega muidugi arvestame ilma nendetu ei saa. Aga ikka nagu pehmed. Aga väga ei taha ka arvestada. Ja siis need noored, ikka lausa pehmed. Ja siis mis poisid need siis on, eks ole, panevad roosa särgi ja võtavad beebisülle, pehmod niisugused. Ja see pehmuse võitkõvadus üle on tegelikult väga huvitav asi. Sellepärast, et kui mõelda nüüd ikkagi seda, kuidas moodi see inimene sai inimeseks, siis ikkagi sellega, et kõikidest musklitest kõige vägevamaks osutus see kõige pehmem, see on aju. Inimese kõige pehmem osa on aju tegelikult, kõige õrne, kõige pehmem, kõige haavatav. Mis teil aitab siis seda hirmu vältida? Nagu te ütlesite ka, et on vanemaid inimesi, kes kardavadki seda, et noorem põlvkond tuleb peale ja ongi lumehelbekad. Aga ma lihtsalt ei pea ennast vanemaks inimeseks. Suurepärane.
Sest see on ju teatavasti, nagu meid õpetab Postimehes mõni autor, et niisugused need sotsiaalteadlased on, nende jaoks kõik on sotsiaalne konstruktsioon. Minu jaoks ka sotsiaalne konstruktsioon. Vanadus on mingis mõttes ka muidugi on omad asjad, on probleemid, siin näete, ei jõua üles hüpata siin järsust astmest. Kaval peab olema. Jah, aga üldiselt on see ikkagi väga palju see, mis sa iseendaga teed või mis sa iseendast mõtled. Räägime sellest samast Postimehest. Seda on juba 2 korda jutuks tulnud. Mis seal siis on läinud niivõrd, kas siis mööda? Ärme räägime ajakirjandusest, ärme räägime. Katsume nii, et räägime. Me oleme siin, vaadake, meil on siin kunstisaalis, eks ole. No, kõik need kaunid roosad asjad ümberringi. Ja me hakka räägime siin ajakirjandusest. Ärme räägime. Olgu. Võtame siis selle sõna, mis käis ka seal samas vestluse reklaamis läbi, oli patriarhaat. Te olete öelnud, et meil on siin matriarhaat hoopis. Eesti. Ma olen seda öelnud sellepärast, et kogu aeg meil ikka jälle tuleb see jutt, et kellel ikka see Eesti ühiskonnas see võim ikka naistel või meestel. Ja siis ma olen tuletanud meelde seda, et meil on tegelikult, kui vaadata meie rahvaluulet juba, on tegelikult need rolli jaotunud hoopis teistsugused, tähendab. Ja kuna väga palju on ju seotud selle niisuguse talu ja mitte ainult talu, vaid teistpidi ka näiteks mere ja meremeeste ja kalurite ja kogu selle niisuguse traditsiooniga. Ja rollid olid seal ju väga selgesti jaotatud ja üsna karmilt, mitte nii, et ühed on madalamad, tehed on kõrgemad. Vaid igal oli oma asi ajada ja panustada sellesse ühisesse, et see pere ja see talu see nagu kestaks. Aga kui vaadata nüüd tähemalt, siis kogu see kunsti ja selle niisuguse nagu rõõmu ja ilu niisugune kandmine meie rahvaluules, ma ei räägi, et see päriselt nii võis olla, aga rahvaluules on see ju selgelt omistatud ikkagi tüdrukutele ja naistele, eks ole. Ja see ilu, kes sõitis mööda jõge, eks ole, ja laulis, selle all me ikkagi mõtleme pigem seda, et ta lauliski heleda krõõda häälega. Ja see sama krõõtama heleda häälega, eks ole, selles Vargamäe küllaltki ka sellises matšolikus õhkkonnas. Aga see pehme võim nagu ja see on olnud minu meelest Eesti kultuuris, ilma, et tal oleks küljes neid samuseid ideoloogilisi kellukesi, aga nagu loomulikult elukorralduses, see on olnud kogu aeg väga austusväärne. Ja see, et siis meestel olid lubatud igasugused sellised vabadused, et kui nad siis oma raskelt kalapüügi või jahitöölt tulid, et siis nendel oli siis võimalik nii natukene niiviisi toriseda ja joriseda ja nii edasi, aga see oli käis nagu selle teistpidi selle ühise elamise niisuguse nagu rõõmu juurde. See on just see, kui meil oli tegemist sellise nagu ühe pere majapidamist, kus olid kõik pered olid iseendast ise majandavad, nagu ise nad pidid tervikuna koos hakkama saama. Siis, kui asi laiali lagunes, kui hakkas see sama niisugune tööstustamine ja rollid läksid hoopis rohkem sellisteks masinlikeks ametiteks. Sest talumajamises ju ametid, kui selliseid ei olnud. Ametid olid üksikutel inimestel, oli külarätsepp, eks ole, ja midagi sellist, aga üldiselt ei olnud ameteid, vaid olidki selles majapidamise omad rollid ja muidugi seal oli see hierarhia ja see sama lastega ja see patriarhaat oli väga tugev tegelikult ju. Aga tegelikult oli ka see sama vastu vaidlematu, see sama naiste väärtustamine, naiste võim, eks ole. Ja see on meil nagu see tasakaal on talupoja ühiskondades rohkem olnud alati, kui see on nendes teistsuguse elulaadiga ühiskondades. Seal, kus olid need suured hierarhiad juba, omad aristokraadid ja vasallid ja kogu see redel oli enne juba suur, meil ei ole ju seda redelit olnud. Ja seepärast võtame meid, võtame soomlasi, võtame taanlasigi, kuigi seal olid oma ka ikka need, võtame ka viikingite traditsioon, seal oli hoopis rohkem seda puht looduslikku vajadust, et igaüks teeb oma asja ja teised tunnustavad, et see, mis ta teeb, on väga oluline. Ma ei taha seda kuidagi ilustada, seal oli ju väga palju igasugust verd ja inetust, aga lihtsalt ei olnud seda traditsiooni, seda pikka redelit, kus naised on kuskil põhjas. Ja ma arvan, et see on väga oluline ja ma arvan ka see on oluline just see sama, et laulu ja selle ilu tegemise traditsioon on kanga kudumise, võtame kanga kudumine, mis on üldse, see on ju maailmakultuuris üks väga oluline metafoor üldse, see elu kangas, eks ole, ja saatuse kangas. Aga see kanga kudu ja enamasti on selles kujutluses ikkagi kangast telgede taga on enamasti ikkagi üks
noh, naisterahvas või naisterahvast meenutav siis mingisugune selline jumalik olend, eks ole. Nii et see ongi väga auväärne roll, seesama kangas ju tähendab järjekestvust, järjekestvuse pidamist. Nii et mina ei ole jah, selles mõttes nagu, noh, ma julgen öelda, mina ei ole feminist. Ma ei arva, et tuleb teha kõva vahe ja öelda, et tuleb üteldagi nii, et ei olegi nagu siin enam võimalik rääkida sellest, et on erinevad need mingisugused, noh, ma ei tea, rollid või erinevad võimekused, vaid kõik peavadki olema need ühtemoodi. Nõukogude ajal teadsime kogu aeg, et kõik on ühtemoodi. Ma mäletan, oli suur niisugune, noh, sotsiaalteadlaste hulgas, suur, võiks öelda, niisugune, noh, mitte avastus, aga ütleme isegi sündmus, kui ilmus on üks niisugune sotsiaalpsühholoog, kelle nimi oli Igor Konn. Väga tark juudi vanamees oli, küll oli tark ja vaimukas. Ja tema kirjutas siis tollal nõukaajal, see oli 70-ndatel, esimest korda sellise raamatu, kus ta ütles, aga poisid ja tüdrukud on erinevad. Jõhker. Ja et õpetajad peaksid ka märkama, et poisid ja tüdrukud on erinevad. Ja et ei olegi nii, et kõik on ühtemoodi pioneerid ja kõik on nagu puupulgad niiviisi ühtemoodi tahutud. Ja me veel tõlkisime eesti keelde ka selle, see tuli eesti keeles ka välja ja see oli nagu suur niisugune nagu kergendus, et ja tõesti võibki nii öelda, ongi erinevad, issand, kui tore. Ja siis, kui hakkas peale meil siis see vabaduse aeg, eks ole, noh, peale 91. aastat, mis me siis nägime kogu läänemaailma ehmatuseks, täielikuks ehmatuseks. Ja autos mina olin ka üllatunud, ma kuidagi ei eeldanud seda, siin panin puusse täiesti. Et meil hakkas äkki tüdrukute hulgas ju vohama see ülima sellise, noh, ma ütleks, noh, oma niisuguse selle, kuidas öelda, oma mukkimise, oma näitamise, oma turule toomise, tõesti oma turule toomise selline, noh, nagu niisugune, noh, nagu lausa igatsus. Ja see, mida noh, kogu progressiivse maailma feministid olid mille vastu võidelnud mis aastakümneid ja siis tulid nad siia ja vaatasid, issand, me lootsime, et te saate vabaks ja olete meile kõigile eeskujuks, eks ole, ja vaadake, mis nüüd toimub, eks ole, kas te läbi ei ole. Aga noh, lihtsalt see on jälle see, mida meie teame sotsioloogidena, et kõige tihem niisugune väärtuste muutumise kõige sagedasem motiiv on defitsiit. Kui on millestki puudus, siis noh, kui sa siis selle kätte saad, siis see lööb nagu üle ääre, eks ole. Ja ma arvan, see just seesama, et kasvatatigi ikkagi põlvkonda nii, et ei ole mingit vahet, eks ole, kõik on traktoristid, õpetajad, professorid, mis tahes, aga see pole üldse tähtis, et on nagu erinevad siis nagu kah mingisugused väärtused või ka sooga seotud mingisugused ootused. Et selle vastukaaluks siis oli see eriline niisugune noh, nagu soolistamine ja seksualiseerimine ja kõik see toimus. Ja see oli nagu vabaduse märk. Ja siis tulid meile, eks ole, lääne teoreetikud, ütlesid, et ei, see on naise orjastamine, viimine, eks ole, sinna turule ja nii edasi. Ja see võttis aega, kui hakati tõsiselt võtma seda tüüpi kriitikat üldse ja seda omaks võtma, sellepärast, et see alguses tundus meie vabaduse ohustamine, kuidas me tahame olla niisugused, eks ole. Noh, nagu mõne teisegi asjaga, nii et me pidime nagu õppima ka aru saama ja järele õppima noh, need asjad, mis olid mujal maailmas nagu läbi vaieldud ja läbi proovitud ja siis noh, me jõudsime tasakesti nende juurde ja noh, nüüd me oleme peaaegu juba nagu selles mõttes nagu kõik läbi ka saanud katsuda need erinevad lähenemised ja asjad ja igaüks saab ise valida, missuguse positsiooni ta võtab. Aga miks siis seesama, nagu te ütlesite ka, et te ei ole feminist, mis moel see siis hea või halb on? Ei, mitte hea ega halb, see lihtsalt mulle istu, sest mina olen siiski juba ikka noorest peast juba võtnud pigem omaks selle jungiliku lähenemise, et igas inimeses on see nii-öelda naispool ja meespool. Ja sõltub sellest jah, muidugi, kuidas ta saatus on ja nii edasi, kumb siis nagu on peal, aga minu jaoks on ikkagi kõige parem see, kui nad on inimese seest tasakaalus ja ka laiemalt nagu ühiskonnas on tasakaalus. Ja kui me vaatame siis neid ühiskondi, võtame, mina esimest korda puutusin kokku, kui ma Rootsi läksin, ma olin siis Sotsiaalministeeriumis.
ja läksin sinna ja sellisele ametireisile ja siis olin ühel sellisel avalikul koosolekul ja tollane Rootsi siis minu kolleeg, sotsiaalminister, oli meesterahvas. Lars Westerberg, mu meelest oli ta nimi. Ja tema tuli esinema sellele ametlikule niisugusele koosolekule. Nii et tal oli köögipõll ees. Ja läks selle köögipõllega pulti ja ütles, luges siis nii-öelda oma siis selle nii-öelda veendumuse sinna siis sellele juurde ja muidugi said marulise aplausi, eks ole. Ja siis ma nägin seda näiteks, mida tol ajal veel meie tänavatel ei olnud. Ja kuidas mehed lükkasid lapsevankrit ja või mehed olid selle beebi, selle kotiga, eks ole, niiviisi. No meie vaatasime tulles nüüd sellest endisest Nõukogude Liidust ja siis sellest ärsja tärganud vabast Eestist, kus kõik asjad läksid hoopis teise suunda, vaatasid, kas see tõesti meil ka on võimalik, aga nüüd on ju, kui me võrdleme, enne rääkisime sellest põlvkondadest, see on noores põlvkondades täiesti loomulik, see on ju täiesti loomulik, eks ole, loomulik hoidlik. Nii et me oleme selle 30 aastaga nagu järgi õppinud ja muidugi õppinud siis ka neid erinevaid voole ja neid nagu omaks võtma ja kõike sisse tooma, mis annab sisse tuua. Ja nii on, see ongi loomulik. Aga ma ütlen, et mina olen selles mõttes nakkusest vaba, et ma olen, kuna ma siiski nende teooriate asjadega puutusin kokku isegi juba nõukaajal läbi sama tõlgete me ju tegelenud, siis ütleme, et meie jaoks sotsiaalteadlasteks see kõik ei ole ju uudis, eks ole. Kõik need eri versioonid ja eri mõtted ja kõik see, mis sellega seotud. Kuidas siis on, et kas see ideaal ongi see kuskil see tasakaalu leidmine üleüldiselt? Igal ühel oma ideaal, aga minu jaoks on ideaal on siis see, mida võiks nimetada selliseks, siis võiks öelda siis teatud harmooniaks või tasakaaluks. Kas see sama ideaal ja harmoonia näiteks võiks ka tuua Eestisse sellise normaalsuse, et naised jõuavad tippjuhi kohtadele, mitte jää keskastmele pidama? Muidugi, sest see on üldse natuke naljakas meil. Siin on muidugi meie niisugused, tõesti meie probleemid, selles nii-öelda soolise võrdsuse probleemid, sest tegelikult on ju nii, et vabandage väga, meie ühiskonnas see nõrgem sugu tegelikult on ju meessugu. Kui me vaatame nüüd sellelt seisukohalt, võtame hariduseks ole. Kui meil on 250 kõrgharidusega naise kohta 100 kõrgharidusega meest, eks ole. Eks ole. Õppimisvõimekus, raskustele vastupanuvõimekus, kõiksugu asjad, nad on kahjuks niiviisi. Faktid. On nii. Ja me peame sellega tegelema ja peame järele aitama selleks, et meil oleks näiteks, seesama räägitakse väga palju meil praegu ikkagi, et sündimust on vaja. Ja siis uuringud näitavad, et väga paljud noored naised ütlevad, et aga põle ju kellega. See on see probleem. Ja siis mäletate, kui me hakkasime Euroopa Liitu astuma, see ei olnudki nii ammu, eks ole. Ja siis, kas see oli Reformierakond või kes tuli niisuguste plakatitega välja, et Euroopa Liit tuleb meile ja siis tulevad kuumad Hispaania mehed. Nii et võt selles mõttes meil nagu need tasakaalutuse ilmingud võivad olla nii siiapoole kui sinnapoole samal ajal. Ühesõnaga. Me olemegi veel selles mõttes niisugune mitte päris nagu täiskasvanuks saanud ühiskond. Et meil on need äärmused siiapoole ja sinnapoole ja natuke niisugust absurdsetki. Ja siis me otsime ja sinna, kui me vaatame nüüd need samad õnnelikkuse redelid või pingeread ju tulevad järjest ja järjest on meie naabrid pidevalt, eks ole, seal ees. Ja mis see põhiline eristamine on, muid ongi see sama koostöövõime ja selline tasakaalu hindamine. See on põhiline, mis eristab. Ja et kvaliteetset tööjõudu haritult pigem peakski Eestisse laskma, et siis on naistel ka hea. Ei, ma arvan niiviisi, et siin on ikkagi vaja vaadata meil seda haridust selle põiguga, et meil tõepoolest ei oleks nii, et kui meil on põhikoolini veel enam-vähem vastavalt sellele, kuidas sünnib poissetüdrukuid. Aga siis vaadake gümnaasiumit, eks ole, ma hakka ülikoolist rääkimagi. Äkki on nii, et kuskil poisid kaovad ära, eks. Ja see on ikkagi midagi, mis on lahti meie haridussüsteemiga, mis on lahti mingi laiemalt, võib-olla meil ka mingite ühiskondlike hoiakutega, sest kui tüdruk ütleb näiteks peale 9. klassi, et ma lähen tööle, hakkan raha teenima, mind ei huvitagi haridus, see on ikka väga haruldane.
Aga kui poiss seda ütleb ja eriti veel, kui see maapoiss on, siis see on normaalne, eks see on normaalne, eks ta nüüd seal koolis käib. Nii et noh, selles mõttes meil on vaja nagu siin kuidagi järgi aidata ennast. Ja noh, ma tegelen palju haridusega just ja ka sellega, mis puudutab seda õppijate niisugust nagu tahtmist õppida ja kõike seda. Ja see on väga palju meil ka see poiste küsimus. Aga seda meil on, kui ülikooli tulevad, siis ma olen olnud ju aastaid, nüüd ma enam viimased 2 aastat pole olnud, aga aastaid vastuvõtukomisjonis ka meil on alati vestled ja kõik. Siis ma ütlen ausalt välja teie vahel, eks ole, oma vahel teemasse. Ma ütlen, meie ausalt aitame poisse järgi. Ma võisin olla ühes selles ma ei ole kindel, aga see võis olla. Järeleaitamistund siis. Aga ometigi on ju, fakt on see, et tippjuhte on just meeste seas rohkem. No aga muidugi, siin on omad need teatud mõttes, ma ei tea siis, kas jah, nimetame seda siis teatud võimustruktuuride rutiiniks või sest isegi küsitud on ju palju ja on ju küsitud, näiteks see on tüüpiline küsimus, et kas te olete nõus sellega, et naised ei kõlba juhi ametisse. Tegelikult totter väide on ju. Aga ikkagi väga paljud on sellega nõus ka naised ise. Need on mingid sellised traditsioonilised, rutiinsed arusaamad, mis sisuliselt siis nagu kogu aeg nagu õigustavad seda, et muidugi jah, me ikka peame selle võtma, kes kõlbab. Mis siis, et teate, haridus on tal väiksem, aga ta on võib-olla otsustuskindlam, eks ole. Või midagi muud sellist. Aga ma arvan, et siiski see ka pika peale hakkab meil ka ju muutuma, seepärast, et kui me vaatame seda, et meil on olnud naispresident, naispeaminister on meil olnud, järjest rohkem hakkab tulema naisi muudesse sellistesse, ka ettevõtete juhtkondadesse ja nii edasi. Pika peale harjub selle pildiga ära või tähendab ei ole nii, et kohe kui öeldakse juht tuleb silmade ette niisugune kurjanauga mees. Ja see on sama, mis meil on ikka väga palju neid stereotüüpe ja minu meelest me oleme ennast väga palju petnud, me oleme enda kohta mett mokale määrinud. Küll me nimetame ennast, et me oleme hirmus tark rahvas ja siis me oleme meil on kõik väga suur niisugune võrdõiguslikkus ja mis meil kõik on ja edasipüüdlikkus ja tegelikult me tegeleme süsteemselt enesepettusega. Me salgame maha oma nõrkusi, selles mõttes meiega tegeldaks ja edasi minna. See on üks kurb asi. Ja see ei ole ei mehelik ega naiselik. Ei ole seotud üldse sellega. Aga miks me siis need maha salgame? Kuidas? Miks me need siis maha salgame? Võiks ju areneda ometigi. Ma ei tea, siin tegelikult minu jaoks on siiski oluline see, mida näitavad ka numbrid, et kõik see muutus toimub tasapisi, aga ta toimub vältimatult. Läbi põlvkondade ikkagi toimub, hoiakud muutuvad, julgust tuleb ühtedel juurde, teistel tuleb juurde rohkem sellist võib-olla ka mõtlikkust ja soovi, nagu ka tõesti koos teha ja arukust. Ja nagu inimenegi saab täiskasvanuks aegamisi ja mõni saab veel pikema ajaga kui teine, nii ilmselt ka ühiskonnaga nii, sest ega me ütleme küll ja muidugi me olemegi vana rahvas, aga riigina ikka noor. Ja selles niisuguses uues olukorras me peame ennast tundma õppima ja harjutama. Ja et ma olen loomult optimist ja kuna võib-olla ka see, et ma tudengid näen, tudengid on ikkagi ju iseendast nagu haridusele poole püüdlev seltskond ja elava mõtlemise ja kõigega ja neid poisse ja tüdrukuid vaatan ja siis mina olen küll optimist, et sealt tuleb midagi, mis viib meid edasi tõesti niisuguse loomulikuma, harmoonilisema, avatuma, loomingulisema ühiskonna poole. Samas on ka ühiskonnagrupp, nagu te mainisite, need ilma hariduseta või siis pigem hariduse poole mitte püüdlevad inimesed, kes taastoodavad seda testterapit. Aga seda siin tuleb ikka hakata, kuna me haridusest tõesti palju räägime ja õiesti räägime või õigesti teeme, et me palju räägime, siin tuleb ikkagi maast matalast ju peale hakata. Ja siin on üks lihtsad asjad tegelikult. Kas või see, et iga laps, kes läheb kooli, et ta sellest koolist leiaks selle tegevuse, kus tema on kas kõige parem, igatahes üks paremaid tähendab.
et ei oleks nii, et jälle seal nagu vanasti oli, sussid on vahetamata, nüüd vist enam sussi vahetuse jama ei ole. Aga sussid vahetamata, matemaatika 2. et niisugust asja ei oleks, eks ole, ja et oleks märgatav, et mõni on väga andekas, näiteks üldse mingit asjade seal tegemisel, ehitamisel, teine on andekas seal ühesõnaga, et iga seesama poiss tunneks ka, et temal on ka väärtus, mitte ainult sellepärast, et ta on nagu poiss ja väga jõuline ja midagi jookseb ruttu, aga veel igaste muude asjade puhul ka, eks ole. Ja tekiks seesama tahtmine ka iseendas avastada neid oma paremaid külgi, ja et õpetajad neid märkaksid ja teised märkaksid. Aga see märkamise märksõna meil on hästi lendu läinud, kõik räägivad märkamisest, eks ole. Aga tegelikku märkamist on ikkagi väga vähe. Ja siin on meil see nutiteema, sest et praegu on ju suur vaidlus selle üle, kas nutitelefonid koolist välja viia. On ju. Aga minu meelest seda ühte probleemi on nagu vähem rõhutatud, mis minu jaoks siin kõige tähtsam on. Et tegelikult see sama niisuguse väiksele ekraanile keskendunud neid nagu järjest kiiresti muutuvaid sõnumeid jälgiv, pilte vaatav, selline nagu pidev nagu tähelepanu äraviimine sellest, mis sinu ümber on. Tegelikult ju tekitab märkamise defitsiite. Nii võib elada nii, et sa ei märkagi, mis ümber toimub. Ja ei märka, kuidas sa mõjud teistele ja ei märka, mis teistel toimub. Ja siis sa ei oska kuidagi enam sellest kestast välja tulla ja kui sind ei märgata, siis ennast märgatavaks teha peale selle, et sa teed midagi sellist, mis tõesti juba kõik. Ühesõnaga mina olen seda nimetanud selleks digiautismiks. Ja see on väga tõsine asi, sest kui see on tõesti juba lastega, lapsed iseendast on ju väga märkavad, nad on ju väga elavad, silmad on järjest pärani ja järjest oi see, aga kui selle asemel on kogu aeg ainult see väga ikkagi ühetaoline see toit, siis see on minu meelest suurem oht veel, kui siin mõned teised asjad, mida nimetatud on. Seepärast, et see paneb kogu eluks siiski nagu mingisuguse tõkke peale nendele võimetele ja suhetele, millest hakkab hiljem kasvama see sama nagu võimekus ka ühiskonnas midagi olla ja märgata ja pakkuda teistele ja nii edasi. Ja see on väga-väga tõsine asi. Kas selle jaoks, et näiteks neid stereotüüpe mitte toota või mitte toita, siis pigem nõuaks ka selline avalik tähelepanu rohkem mingisugust, mis iganes nurka, et seda mitte teha? Meedias on ikka ju palju seda, et näete meesust või naisust. See märksõna avalik ei ole päris õige. Siin on teine märksõna. See teine märksõna on see niisugune kuidas nüüd räägitakse praegu näiteks aeglasest ajakirjandusest või aeglasest mõtlemisest. See on see, et võta aega. Võta aega ja vaata, võta aega ja märka. Võta aega ja saa aru, kuhu see sinu enda sees nagu jõuab, eks ole. Ja siis võta endale siis see aeg ja pinguta, et sa selle siis oma seest uuesti välja tood ja ütled midagi selle kohta või joonistad või ma teed. Ühesõnaga, et see sama niisugune läbi inimese sisetunde käiv niisugune protsess, mis tegelikult on ainus võimalus üldse midagi uut luua, sest kõik muu on ju see, mis sa võtad teiste käest juba. Et sellel oleks tõepoolest selline nagu väga tugev niisugune nagu tugi, see seespidine võimekus ja ka soov pidevalt sellega tegeleda. Aga mitte ei tapeta seda ära selle pidevalt väljast nende impulsside otsimisega. Ja ma arvan, et siia me peamegi minema, kui me vaatame seda, mis juhtub, kui meil tuleb see tehisarupõhine, eks ole, see haridus või tehisarupõhine elu, siis mina olen nagu ma ütlesin veel kord ikkagi optimist. Ma arvan, et see peabki meid pöörama tegelikult just nagu edasi-tagasi. Et see tehisaru ei vii meid edasi tehislikkuse suurenemise poole, vaid see tehisaru nagu ammendab selle tehislikkuse mingis mõttes, viib selle äärmuseni ja siis teistpidi vabastab aega ja energiat, et tulla tagasi loodusliku juurde, selle juurde, mis on inimese loomulik niisugune suhe maailmaga, see, mis ikkagi algab sellest puudutusest ja märkamisest ja kuulmisest ja tajumisest ja ehmatusest või armastusest või kõigest sellest, eks ole. Ja nii et see stereotüüp tegelikult kardab kõige rohkem seda, see stereotüüp ongi see valmis vorm, see sama piparkoogi vorm, eks ole, mis tahab, et oleks lame tainas.
aga kui sa märkad seda kasvavat taime ja hoopis mingit teist asja, siis sul enam ei rahulda sind see stereotüüp. Ja võt see ma arvan, on tagasitee ka kunsti juurde muidugi. Ma tänast päeva alustasingi sellega, et ma nende õpetajatega kohtusin ja siis nendega pikalt rääkisime sellest, et vastupidi sellele, mida öeldakse, et mida rohkem meil seda tehnoloogiat tuleb kooli ja tehnoloogia kõike meil eest ära teeb, et siis peaks järjest rohkem tehnoloogiat õppima. Ja et minu meelest just vastupidi, see vabastab aega selleks, et tagasi tulla ja õppida rohkem ka seda, mis arendab loovust ja sama isikupära ja märkamist ja kõike seda, millest lõpuks ka see tehnoloogia toitu saab, sellepärast et kogu see tehisaru tegelikult see on ju, kuidas öelda, see on nagu jäätmekäitlus. Ta ju võtab seda, mis juba on öeldud, juba seda, mis on kirjutatud, seda, mis on juba toodetud ja teeb sellest uusi tekste. Aga seda päris uut teeb ikkagi inimene siis, kui ta tõesti sellest oma sõrme otsast kuskilt või sellest vahetust kogemusest suudab jõuda läbi enda siis sellele sõnale või sellele kujundile niiviisi, et selles on mingisugune see uus tunnetus. Seda oskust, seda võimekust on jälle vaja arendada. Nii et ma arvan, et ja nii me tuleme ka selle juurde, et kui me siis hindame, et iga inimese eripära on ju see, mis ongi see allikas, et tema võib midagi teistsugust ütelda kui teine, siis me peame seda eripära hakkamagi rohkem hindama. On see eripära siis sooline eripära, on see eripära ka vanuseline eripära, on see eripära rahvuslik, keeleline, mingi muu tervislik, mis tahes. Igasugune eripära on tegelikult see, mis annab meile erineva pildi, erineva tunde selle kohta, milles elu me elame või mis me ümber on. Ja siit tekib rikkus, mida me saame edasi siis nagu juba võtta kui lõpuks kah alust, et me teadmised kasvavad. Nii et ma arvan, et see tagasi nagu selle inimliku niisuguse aluse juurde, see peaks olema kergem, kui meil on tehisaru, mitte raskem. Nii et ei näe seda, et tehisaru muudab laisaks ja inimesed ei viitsi enam õppida. Kui mitte midagi selle vastu ette ei võta, ta muudabki laisaks. Sellepärast, et nii nagu ütleme, vaadake, meil autoga sõitmine on muutnud ju kah inimesed väga laisaks, keegi ju ei käi enam, eks ole. Või siis käib nii, et siis ta peab eraldi minnakse trenni, eks ole. Ja mul on ka, näete, sammu mõõta, eks ole, käe peal, eks ole, vaatad, kas ikka oled juba käinud oma sammud ära või ei ole. Aga kui sa elad seda niisugust loomulikku elu, mina ikkagi olen oma elu rohkem elanud selles maailmas, kus enamasti käidi jala. Nii väikses linnas nagu Tartu, eks ole, kus me elan. Enamasti käidi jala. Ja isegi kui ma esimest korda hakkasin saama välismaale, see oli siis 80. lõpus, eks ole. Ma olin siis teie meelest juba õudselt vana. Ma olin juba 50-aastane. Aga näiteks New Yorgis, ma mäletan esimest korda New Yorgis raha ju ei olnud üldse siis veel, meil oma raha peal ei olnud, eks ole. Ja siis käisin ma ikkagi New Yorgis nii, et ülevalt kuskilt Broadwaylt sealt kuskilt 80. tänavõrest alla Wall Streetini, see on oma 10-15 kilomeetrit rõõmsalt jala, ei olnud üldse probleemi. See jala käimine käis nagu lihtsalt selle juurde, et sul ei olnudki vahendeid, et kogu aeg igale poole sõita, sa lihtsalt käisidki jala. Ja see ei olnud mingisugune eraldi trenn. Vaat siin ongi see, et kui mingi asi nagu sellest loomulikust elust välja kukub ja läheb ära masinale, seda ütleb ka teooria, kuna ma olen tegelenud selle info- ja kommunikatsiooni teooriaga. Ja siis on vajalik selleks, et sa selle võimekus endal säilitaks, ei läheks mitte mugavaks. Ongi sul vaja trenni, sa pead siis hakkama eraldi neid lihased või mingid oma võimekusi arendama, sest nad ei tule sulle lihtsalt läbi igapäevase elutegevuse. Aga kui sa ei taha ära kuhtuda, eks ole, siis sa pead mõtlema, et seda peab harjutama ja ka seda sama mõtlemist ja tundmist ja kõike seda. Kui sa ei ole enam olukorras, kus sind iga päev pead sa minema metsa või põllule või kohtuma mingite loomadega või paljude teiste inimestega rääkima silmast silma, vaid sul ongi ainult see siin, selles kõik see maailm siin, siis sa pead hakkama trenni tegema, et märgata, et tehed inimesed ka elavad ja et on olemas kõik see tegelik maailm. Ja vaat see on nüüd see uus olukord, kus me siis tulemegi selle, nagu ma ütlesin, et see sunnib meid tagasi inimlike suhete kogu selle mikromaailma juurde ja ka võib-olla selle meie arusaamise juurde sellest, mis on meie suhe teiste inimestega või loodusega, need tekivad uuesti kui probleemid, mis enne ei olnud probleemid. Ma ütlen igaks juhuks vahele, et varsti saate teiega küsida, nii et mõelge selle peale vaikselt. Selles pimedas ruumis ja kaugel ja kui te küsite, siis küsige kas hästi kõvasti või siis küsige niiviisi, et tema saab aru ja ütleb mulle edasi, sest ma neid kaugelt sealt ja siit pimedast ma ei näe ja siis ma hästi ei kuule ka. Saate vaikselt valmistuda. Aga sa mainisid natuke neid
rolle ja seda, et vanus ja sugu ja kõik need muud asjad. Üks hiljutine Tartu Ülikooli ja Praxise uuring just nende tippjuhtide ja igasuguse juhtimise vahel ka pakkus välja, et võib-olla peaks hoopis tegema näiteks CV-des selliseid anonüümseid CV-sid, et sugu pole peal ja pilti ka mitte ja võib-olla nime ka. Meil ülikoolis minu meelest, ma ei tea, kas see nüüd ongi elu läinud, mingist hetkest teatati oli nagu niisugune korraldus, et näiteks vanust enam ei panda peale üldse CV-sse. Ja Eesti muidugi, üldse me peame tänama ikkagi, et me oleme eestlased, räägime eesti keelt. Isegi kui me ei ole eestlased, räägime ikkagi eesti keelt, sest eesti keel on õnneks see keel, mis ei suru sulle kohe algusest peale seda soolist jaotust, eks ole. Meil ei ole seda, mis räägivad kõik, kes on oma need sooteooriad ju üles ehitanud nendele keeltele, kus näiteks sama mann või mees ongi inimene, eks ole. Meil ei ole niisugust asja ja meil ei ole seda keelelisi sugusid ja muidugi kohe peame ütlema, et meil ei ole ka keelelist tulevikku. aga see ka ilmselt kuidagi... Paadunud optimist räägib. Kuidagi mõjutab meid. Aga ühesõnaga, meil ei suruta kohe algusest peale seda, et me jagame maailma kõigepealt ära suudeks, juba läbi keele, eks ole. Juba sõnu õppides, vaid me siis avastame nagu läbi enda võib-olla ja mingeid asju. Nii et jah. Aga peaks siis minema sellistele igasugustele taotlustele, CV-dele üle, et näiteks naised saaksid rohkem juhtivat. Sellest ma hakkasin seda juttu rääkima, et meil liignimest endast ei tule välja näiteks sugu. Erinevad vaesed leedukad, kel tuleb välja mitte ainult sugu, vaid ka perekonna seis, eks ole. Nii et jah. Aga ma arvan, et siin on tegelikult asjad on palju keerulisemad ja tõsisemad. Selles, et kui me võtame nüüd need soolised eelarvamused, stereotüübid, mis on väga raudsed ja ikka tõesti väga, väga pikkade juurtega, aga võtame selle vanuselisese ka veel sinna juurde, eks ole. Siis me saame sellise iseendast absurdse olukorra. Kes on siis nagu need eelistatud, kes siis nagu tulevad, kerkivadki pinnale, eks ole. Kerkivadki need nooremas keskeas mehed. Nooremas keskeas mehes tähendab seda, et nad on sündinud kuskil aastatel kuskil 80-ndad, 90-ndate algus kuskil seal. Kõik meie uuringud, kus me oleme vaadanud kultuuri tarbimist ja väärtus ja kõike näitavad, et see sama niisugune noorem keskiga on õnnetuseks meil niisugune põlvkond, kes tõesti nagu sirgus ja hakkas nagu elama elu sellel hetkel, kus see rahajaht oli nagu kõige aktuaalsem, eks ole. Kus see nüüd ratsarikkaks saamine ja see sama niisugune edu kõige robustsemas materiaalses mõttes oli täiesti valdav ühiskonnas, see niisugune valdav diskursus. Ja sealt ka seesama, et see ei saa olla pehmo ja tuleb ikka võita ja olla edukas ja raha tuleb tuua. Ja nüüd ongi niiviisi, et nemad, see vanuseliselt, see vanusgrupp ja veel mehed on need, kelle käes siis statistiliselt ongi väga palju otsuste tegemist. Ja siin me põrkame tegelikult Eesti ühiskonnas väga tugeva arengupiduri vastu. Sellepärast, et kui peale tulevad nooremad, kellel on juba hoopis mingid teised ideed ja mingisugused palju keerulisemad mustrid ja kõik, siis ongi lumehelbekesed ja pehmod ja pagan teab, mis vasakliberaalid ja nii edasi ja need tuleks hästi kaugele hoida, sest meil on ikka need õiged mehed, kes teavad, kuidas asjad päriselt on. Ja see on see on välja kujunenud sotsiaalselt, kuna meil oli ülemineku ajal tõesti see totaalne üks hetk, niisugune tuli teate, geoloogiliselt tuleb üks triip vahele. Et tuli 10 aastat niisugust seltskonda, kes loevad kõige vähem raamatuid, eks ole. Kõige vähem hindavad tõesti kõiki neid niisuguseid hingelisi või naiselikke, või kuidas tahad väärtusi, eks ole, kelle jaoks tõepoolest see materiaalne pool, kõik see number, see määrab kõik, eks ole, kes on väga rahul, kui saavad selle sama Exceli tabeli järgi tegutseda, see on hea ja lihtne, eks ole, panid numbri kirja, võtsid tulba kokku ja asi on klaar. Ja see on praegu see reaalne situatsioon. See on reaalne situatsioon. Ja siis me saamegi näha, kuidas moodi selle samal ajal, ülemineku ajal selline mõjustik
ta ei haaranudki, ta haaras küll kaasa ka tütarlapsi, kes olid siis noored, aga mitte niivõrd, kuigi ka tütarlaste puhul tekitas väga palju just nimelt seda sama niisugust nagu nii-öelda turuloogikat, eks ole, kõik see sama tohutu hullus, kuidas ennast veel üles nii lüüa, et sind ikka turuväärtus oleks suurem, eks ole. See haaras ju kogu ühiskonda. Nüüd me hakkame sellest välja kasvama, noored kasvavad sellest täielt, mina vaatan praegu seda, kes meil on nüüd tudengid, noored 20-sed, 22, 3, 4 juba, need on sellest minu meelest täiesti välja kasvanud, nende jaoks on hoopis teised väärtused ja nad ei märka ennast. Aga need on ju nende papad-mammad. Need on ju need, kes otsustavad. Need, kes määravad, mis on õige, mis on vale. Ja neil on võimalus veel pikalt. Aga ma arvan, et kuna see on niisugune looduslik protsess, et toimub niisugune looduslik vahetus, et siin lihtsalt väga palju sõltub sellest, kui ruttu need uued ja noored aktiivsed inimesed julgevad asjast kinni haarata ja ennast maksma panna. Ja see protsess on loomulik ja see käib ja juba mingeid asju on näha ka ja nii et see on ajutine. Sellest samast niinimetatud raha ja jahis põlvkonnas, siis, kes tahtsid väga saada edukaks, siis tihtipeale on ju seal see asjaolu ka, et ega näiteks kõrghariduseni jõutud ei ole, vaid pigem on mindud otse. Aga siis oligi, kuna siis oli nii, et tulid nii paljud uued alad, ka elualad, ametialad, kus meil ei olnudki veel üldse inimesi, kes oskaks. Meil oli näiteks tüüpiline meie erialalgi, me hakkame siis seda sama kommunikatsiooni ja seda õpetama, et poiss läks teiselt kursuselt praktikale ja enam tagasi ei läinud, sest talle pakuti pangas osakonna juhataja kohta kohe. Või kuskil, sest et tõepoolest oli suur puudus, eriti veel poistest jällegi see, et poisid, eks. Ja see nüüd enam ei ole seda, et jäetakse lihtsalt niisama õppimised pooleli ja kohe on töö saada, sest et teada on, et ei ole enam niisama lihtne seda tööd saada ja järjest rohkem hinnatakse seda, kui sul on ikka juba tõesti täis magister käes ja niiviisi. Aga vahepeal oli niisugune aeg, kus kõik läks kaubaks. Aga see õnneks on niisugune vahepealne aeg, see ei ole igikestev. Tihtipeale need inimesed siiamaani juhivad, aga kas juhiks saab ka õppida? Igaks asjaks saab õppida. aga siin ongi oluline see, et me olemegi rääkinud ju haridusega seos nüüd sellest, et ongi tähtis, et me ei vaata haridust ainult kui seda, mis annab mingit teadmisi, eks. Et vaatamegi seda, et haridus on ka see, mis õpetab ka niisugused asju nagu kas või sama suhtlusoskus, juhtimisoskus, mingisugused kujutlusvõime, eks ole, ja kui me vaatame seda sama juhtimise teemat, siis selles juhtimise teemas on ju väga suur osa sellest, kui hea juht, eks ole, sa oled, on selles, kui palju sa oskad asju näiteks ette aimata, ette näha või kui palju sa oskad tervikut näha, eks ole, nendest igapäevakillukestest, kuidas sa oskad inimesi niiviisi kokku panna, et igaüks saab oma parima välja tuua, mitte et nad omavahel on konfliktis just nimelt oma halvimate poolte järjest üksteise vastu peksmise tõttu. Nii et ma arvan, et selline inimestega seotud, juhtimise inimestega seotud pool on niivõrd oluline. Ja muidugi, kellel see loomulik anne on, see on ju ka loomulikult on erinevad inimesed, mõned on väga jutukad ja sõbralikud ja märkavad ja teised ei ole, sama pere lapsedki on erinevad. Aga seda saab arendada. Aga loomulikult on ka juhid, kellel on seda looduse poolt antud niinimelt karismat, eks ole, aga neid ei ole nii palju ja väikse rahva puhul on neid ikka vähem. Siin ikka on rohkem peab õppima. Nii et ei saa päris öelda, et juhiks sünnitakse nagu tihtipeale kuidagi tuleb inimestel mokandust. Mingite eeldustega on ju, erinevate eeldustega on ju kõik lapsed. Ja igal juhul on selge see, et targaks ei sünnita. Targaks ainult õpitakse. Tahakski kohe punkti panna, aga veel ei saa. Me rääkisime sellest juhtimisest, aga üks asi, mis on jätkuvalt väga aktuaalne, on see sama ka juhtimisega ka otseselt seotud, aga palgalõhe. Inimesed, kes töötavad sama koha peal, mees ja naine saavad tihtipeale väga erinevat palka. See on nüüd niiviisi, et kui me vaatame seda palgalõhet, mis meil on statistikas, naiste ja meeste vaheline palgalõhe, siis siin on nagu kaks erinevat nagu seda asja, mis sellest tingib. Ja üks, mis tegelikult tingib rohkemat, on see, et meil on erialad jagatud sooliselt.
ja meil on terved read erialasid, kus on nagu naisi suures ülekaalus ja kus palgad on madalamad. Ja võtame sellised väga väärikad erialad, võtame, eks ole, pedagoogilised erialad, võtame õed, eks ole, meditsiiniõed, kõik sotsiaaltöötajad, väga palju erialasid on eriti vaja ja kui me vaatame mingeid tulevikuennustusi, siis öeldakse, et kui need arvutid ja masinad ja kõik see võtavad üle paljud erialad, siis just nimelt need, kus inimene tegeleb teise inimesega, neid ei saa masin üle võtta, eks ole. Järelikult need on tuleviku kõige väärtuslikumad erialad. Võib-olla see on hea sõnum naistele, kes selle on enamuses. Võib-olla siis hakkavad mehed ka sinna tulema. Aga selge on see, et väga palju seda palgalõhet ongi selline nagu erialade vaheline palgalõhe. Kui me vaatame, erialade vahel on ikka meil väga suured käärid. Ja siis tuleb teine see, kus tuleb juba tõepoolest ühe töö puhul tuleb palgalõhe ja selle ühe töö puhul nähtavasti on ka tegemist sellega, et on mingisugused asutuse või mingid sisesed sellised nagu ootused või nõudmised, mille kohta arvatakse, et võt naised neid ei täida, eks ole, naistel on näiteks mingid kohustused perekonnas ja nii edasi, mehed, nemad on ikka need, kelle võib loota, eks ole. Et siis, kui tuleb õhtu, siis nemad teevad ikka tööd. Ja siis anname tal natuke raha juurde, et muidu ta ju ei jää meile. See on niisugune meeste ülesostmine ja ülepaksmine tegelikult on väga tüüpiline, eriti seal, kus need mehi vähe on. Seal samas, kus on naisi palju erialal ja siis on vaja ikka, et juht peab ikka mees olema ja siis ta meil ei jää, kui tal ei maksa. Või isegi õpetajad koolis, võtame niiviisi, eks ole, kui meil ikka üldse ei ole matemaatikaõpetajaid ja siis öeldakse, aga näed, meil on poisse küll, kes on õppinud, aga nad on kõik IT-s, eks ole, saame nad kooli, maksame neile siis 3 korda rohkem. Siis on tal ümber, eks ole, 30 naisõpetajat ja siis on see üks meesõpetaja, kes saab 3 korda rohkem. Võid ka ütelda, et ta teeb sama tööd, aga päris nii see ka ei ole. Nii et ühesõnaga siin on see üldise statistiline taust, mis on väga tugev ja siis on need konkreetsed olukorrad, kus äkki tekib nõudlus selle järele, et see oleks just mees, kas see on õigustatud nõudlus või see on õigustamata tõesti eelarvamuslik, aga kus hakatakse mehi üle ostma nii-öelda. Ja need mõlemad töötavad korraga ja siis meil tulebki see sama. Aga ma pean siia ütlema ühe kurva asja, kuna ma täna juba rääkisin lõimimisest ühes kohas, siis sama pilt on keeleline erinevus. Ma olen isegi seda kunagi nagu kirjutanud ühes tekstis, et kui ma vaatan statistiliselt naiste ja meeste erinevusi ja eestlaste ja venelaste erinevusi, siis venelased on Eesti ühiskonna naised. Mitte sellepärast, et oleksid õrnemad ja pehmemad, vaid sellepärast, et see majanduslik, kõik need näitajad on just nimelt siis nagu, ja kus juures, räägime vähemustest, naised ei ole ühiskonnas vähemus, eks ole. Pigem on enamus. Jah, aga siin on niiviisi, et nõrgematel antakse, just nagu nõrgematel antakse siis nagu armu poolest, eks ole, ja tugevamad siis võitavad endale selle jämedama tüki välja. Ja need on asjad, mille vastu tõepoolest peab olema ja mille vastu ollakse ka ja siin on olnud ju pikalt arutusel see, et peaks olema avalikustatud palgad näiteks ja kõik muud niisugused asjad. Me jõuame varsti publiku küsimusteni. Aga jah, see on jah nagu kurb tõdemus tõesti. Selle poolest võib-olla ma olen ka isegi natuke feminist, kui ma ütlen, et ka kahjuks on minu tähelepanekud niiviisi, et sagedasti eelistatakse rumalamat meest targemale naisele. Enne, kui me jõuame publiku küsimusteni, lähme isiklikuks ka. Kas see polnud kõik väga isiklik? Siin punkt. Kuidas poliitikas oli teil naisena? Kas te kunagi tundsite seda, et kuidagi mehi ja naisi? Jätame minu mängust välja. Võtame üleüldiselt. Ei, ma lihtsalt ütlen, et minul on olnud kogu aeg see, kui ma väike olin, mulle meeldis poistega rohkem mängida. Ja siis, kui ma kooli läksin, siis poisid kirjutasid minu pealt matat maha. Ja kui ma ülikooli läksin, ütles professor, poisid ja Lauristil lähme kohvi jooma. Mul nagu seda häda ei ole kunagi olnud, et mind oleks kuidagi välja jäetud. Aga see on tänu mingile asjale, mis on ei naise ega mehe omadus, või võib-olla tõesti see, et mulle mõte jooksis kiiremini mõne koha pealt ja selle eest peab tänama, ma ei tea keda. Aga üldisemalt, kui ütelda, siis ma ühele asjale juba vastasin ka, et on ju kah mul tulnud tegeleda sellega, et kutsuda naisi, eks ole, kuskile mõnda ametisse ja kõik. Ja mis on täiesti, ma ütleksin ikka reegel. On erandeid ka selles, aga üldiselt on ikkagi reegel.
et naised tulevad mingitesse ametitesse, olgu see siis poliitika niisugusest nagu valimiste mõttes, või olgu see ka mingi amet, mis on mingis ametkonnas, siis kui nad näevad sellel asjal mõtet ja kasu. Nendel on tõesti mingi asi, mis nad tahavad ära teha. Ja mehed tulevad sagedamini auahnuse ja edevuse pärast. Kahjuks on niiviisi. Ja te võite ütelda, et see on vale ja see kõik on jälle konstruktsioon. Aga kui ma siis vaatan neid loodussaateid, eks ole, kus näidatakse mõnikord ka seda, kuidas moodi toimub looduses see konkurents, kas või lindude maailmas, eks ole, siis midagi on siin ka looduslikku. Seesama, mis on naistele nii väga omistatud, et naised on hirmus edevad, uskuge, mehed on palju edevamad. Ja mehi on palju kergem sellise edevuse ja auahnuse liimile vedada. Ja naisi palju raskem tegelikult. Ja naiste puhul on tõesti niiviisi, et nendel on domineeriv siiski see, et ta tuleb ja tal on küsimus, et aga kas ma saan midagi ära ka teha, kas sellest midagi muutub ka, ma tulen selle pärast. Ma olen mitut oma kunagist õpilast või lihtsalt nooremat inimest kutsunud poliitikasse, ka lausa kuni ministri kohani välja. Ja ikka on alati olnud kõigepealt jutt sellest, mis ma seal tegelikult saan ära teha. Kas mul on mõtet tulla? Ja siis, kui minnakse lahkutakse, öeldakse, ma ei saanud midagi teha, ma ei taha enam olla, eks ole. Ja see on väga tõsine erinevus. Ja teine muidugi on see sama ikkagi, mis on selle poliitikaga seotud, see niisugune see kuri avalik tähelepanu. See, millest on välja palju räägitud, siin jälle ma pean tunnistama, et siin on feministidel muidugi õigus, et naisjuhi puhul, naispoliitika puhul pannakse iga vääratus, iga eksimus pannakse suurelt esiküljele ja luubi alla. Sa oled seda Kaja Kallase kohta mitu korda maininud. Ja mehega juhtub see sama, ütleks, teate, elus ikka juhtub, eks. Aga see ongi omane, ma ei tea, kas see on igal pool nii, ma saan siin tõesti Eesti kohta nii, aga me vaatame näiteks kas või Sanna Marini, eks ole, Soomes, temal oli kah samad probleemid, tõepoolest nii on. Aga kuidas siis neid naisi ikkagi saada poliitikasse? Nii saabki, et tuleb poliitikat teha tõsise asja pärast, mitte au ja raha pärast. Kuidas meil siin Eestis sinna tulevadki ja sinna tuleb, kui te vaatate erakondi, eks ole, kui me nüüd juba läksime päris poliitika juurde, niiviisi. Kuna mind see asi huvitab, kuna ma mõtlesin veel, ma õpetan ka ikkagi ülikoolis natuke. Põgus poliitika taust on ka. Poliitilist kultuuri ja kõike neid asju. Ja siis ma jälgin ju kah seda, kuidas liiguvad kõik need reitingud ja värgid ja kes, kus ja mis rühmad, keda pooldavad ja kõik. Ja seal muidugi me hakkasime siin rääkima Ameerikast, eks ole, Trumpist ja Kamalast. Aga täpselt sama tuleb ju mujal välja, meil ka välja. Et ka valijate hulgast tõepoolest on selgelt näha, kus erakonnas on rohkem samu naisi, naistel hääleõigust ja keda siis ka naised rohkem siis toetavad või usaldavad, need on omavahel ikkagi seotud. Ja sinna tulevad sisse ka siis need nii-öelda pehmed alad muidugi, eks ole, ja kõik kogu see plokk, kogu see kompott. Nii et sinna ma pole veel jõudnud, nagu ma kirjeldasin seda Rootsi ministrit, eks ole, meesterahvast, kes tuli köögipõllega konverentsile, et ka meie meespoliitikud tunneksid, et see on nende auasi, see, et nad tegelevad ka pehmete aladega, eks ole. Nii et ja meilgi, ma võin natuke isiklikus, mitte enda suhtes, aga meie poliitikute suhtes näiteks võtame niisuguse noore naise, eks ole, ministri, kellel on 3 last, 3 lapse ema, eks ole, kellel on tippharidus, välismaa haridus majanduses. Aga et seda kunagi oleks öeldud, et ta on proff, ta tunneb asja. Siin ongi see niisugune juba eelhoiak, aga siis kui midagi siin läheb, ma ei tea, kas on mingi esinemine, siin muidugi naised rääkisid ju niisugust juttu, seal saab niisugune eelarvamus, mis kahjuks on meil ikkagi väga tugev ka meedias ja kogu selles. Barbi Pilvre tegi kunagi oma magistritöö esimese, või oli see tal diplomi koguni, see oli ju nüüd, Ekspress oli veel uus väljaanne. 30 aastat tagasi. Sellest, kuidas kujutatakse mees ja nais avaliku elu tegelasi.
Ja tema tõi siis juba välja selle tendentsi, et ajakirjanikud noppivad naiste puhul välja just nimelt need isiklikud teemad, siis jah, mingid niisugused isiklikud eksimused, välimuse, kõik need asjad, mida meeste puhul iialgi ei märgata. Ja see on see, mida ma nimetan see kuri või halvustav avalik tähelepanu, mille pärast ka naised ütlevad, et ma ei taha kandideerida, ma ei taha tulla, sest et mulle ei meeldi see, kui ma sattunud niisuguse keskkonna. Ja tihtipeale öeldakse, et minister või siis öeldakse, et naisminister. Jah. Kaja Kallas selles mõttes jah, oli muidugi väga kujukas näide. Ma arvan, et nüüd on aeg, et kui on küsimusi, siis palun andke märku. Kui ei ole, siis ma küsin ise. Nii, üks küsimus on. Võid sealt hõigata ja siis me proovime kuulata. Küsimus oli siis, jah, kuulsid sa? Ei kuulnud. Küsimus oli sellest, et kuidas Jordan Peterson on ka maininud seda, kuidas Rootsis suunati inimesi teatud haridusteede poole ja siis lõpuks läks see ikka kuidagi loomulikult tagasi, et kas siis ongi naiste ja meeste iseloomud niivõrd erinevad, et need lähevadki kardinaalselt eri suunda. Loodan, et ma olin praegu piisav. Ei, tegelikult siin hakkab ikka kõik peale, nagu siin alati ju räägitakse kodustest mängudest ja kasvatustest ja erinevustest. Ma ütlen veel kord, ma olen ikkagi ka oma kogemuste põhjal ega teoreetselt veendunud, et need võimalused, need alged, need mehelikud, naiselikud alged enamasti on igas inimesest, kui mõtlen nüüd vaimseid algeid, eks ole, ja huvisid ja niisuguseid asju. Küsimus on, mida siis märgatakse, mida edendatakse, millele antakse toitu juba varasest lapsepõlvest peale ja mida ei märgata, mida ei peeta nii oluliseks, eks ole. Ja see siis hiljem öeldakse, aga näete, sellepärast nad ongi nii väga erinevad. Nii et ma arvan, et see on kindlasti vaja nagu näha ja peale selle see ühisosa on tegelikult, kui me võtame mis tahes, õppimine on ka vaimne tegevus, mis tahes vaimse tegevuse, see ühisosa on palju suurem, kui on need soolised erinevused. Ja kui võtta hariduse puhul selle mingisuguse tasandi, kuhu me jõuame, näiteks kõrghariduse puhul, siis seal praktiliselt need soolised erinevused ei mängi mingit rolli. Kes juba on jõudnud läbi selle hariduse, selle resti nii kaugele, siis seal ikkagi on hoopis teised need jõud ja kriteeriumid. Aga need traditsiooni ja eelarvamuste jõud on nii suured, et märgatakse ja võimendatakse, eks ole, seda, mis just nagu eristab. Aga tegelikult see ei pea nii olema. Ja kui me vaatame teistpidi, kui vaatame tüdrukuid omavahel, poiss omavahel, siis tuleb ju ka see välja, eks ole. Poiste puhul on teatud asjad, mida siis rõhutatakse, teised, mida halvustatakse, tüdrukutel sama asi ja tahtmatult sellega tegitakse tunde, et loomulik ongi, et see ongi siis see õige poiss ja see on see õige tüdruk. Aga see sõltub väga palju sellest õhkkonnast, ka kultuurilisest õhkkonnast. Ja mulle tundub, et Eestis siiski see nii tugev ei ole. Ja meil ei ole ka olnud, võtame nüüd selle sama Rootsi või võtame selle Ameerika või muu, meie ühiskond ei ole ka kunagi olnud nii rikas. Ühiskond ise ei ole olnud nii rikas, et oleks olnud massiline see, et mees ongi see, kes toob kõik jõukuse majja ja naine on siis ainult see, kes on ilus ja kasvatab kauneid lapsi ja peab ennast niiviisi kenana üleval, vaid meil ongi see sama niisugune, selles mõttes nagu see talupere loogika, et igaüks panustab. Olude sunnil peavad mõlemad tööle käima. Jah, nii et ja peale selle, kuna Eesti, siin võib-olla ma siin räägin sisuliselt ka mingit stereotüüpset juttu, aga mulle tundub, et Eesti rahvas on suhteliselt lihtsameelne. Kas teile tundub? Suhteliselt lihtsameelne.
ja et meil niisugust kavaldamist ja niisugust intriigide, niisugust punumist, ettenägemist ja kõike seda on nagu kultuuriliselt ka nagu suhteliselt ikkagi vähe. Me ikka astume täis tallaga nagu läbi elu. Ja seepärast meil ka seda on niisugust vaadet, et naise, tema on ju see kael, tema kavalalt keerab kõik oma soovi järgi, tema juhib just selle pärast ja see möös on siis see nuhkust töö, mida see kaegeb. Meil seda niisugust kavaldamist ka selles jällegi ei ole, et naised ka võib-olla ei oska nii väga, kuigi manipuleerimist on mõlemalt poolt ja kõike seda on. Aga kultuuriliselt ühesõnaga meil on nagu selles mõttes niisugused lahtisemad ja sirgemad ja lihtsamad need vahekord. Seda vist mis on näitab. ühelt poolt, meie jaoks on see loomulik ja kena, aga ma tean, et on teistest kultuuridest inimesi, kes on tegelikult väga hämmastunud olnud. Mul oli niisugune juhus, üks minu hõimlane, noorema palju hõimlane läks Inglismaale õppima ja jäigi Inglismaale. Ja leidis sealt temale ka siis elukaaslase ja tõi siis selle nii-öelda kodumaale sugulastele näidata. Ja siis nad olid meil kah külas ja kui siis me jäime selle noormehega omavahel kahekesti, siis ta ütles niiviisi, ta rääkis mulle nagu puistas oma siis südant, et teate, et ma ei saanud alguses, nimetame selle tüdruku näiteks, ma ei tea, kas või Anniks või ükskõik kelleks, ma ei saanud temast alguses üldse aru. Ma ei saanud, ta küll inglise keelt oskas hästi, väga hästi, aga ma ei saanud aru, mis ta mulle ütles. Ja siis, kui ma ühel hetkel mul käis krõps ja ma hakkasin aru saama, ta tegelikult mõtleski seda, mis ta ütles. Siis ma hakkasin tast aru saama. Nii et meil teatud mõttes on niisugused naiselikkuse puudujäägid. Jah, siin saab tuua ka hea võrdluse kohe seebikatega, et välismaa seebikates on intriigi palju, meil on õnne 13 ja mitte ühtegi surnud. Aga oleme niisugused nagu oleme. Selles on oma positiivne külg. Kuidas küsimustega? Nii, üks küsimus. Minul on selline küsimus, mis puudutab seda tohutut hariduslõhet naiste ja meeste vahel. Ja et tahaks küsida, mida teha, aga ma teen seda selles valguses, et see optimism noorte inimeste muutumisest kahjuks pöörati ümber, kui meil nüüd alles eelmine aasta või selle aasta alguses avaldati need kooliõpilaste hoiakute uuringu tulemused. See on rahvusvaheline uuring, Eestis tehti 4. korda, Tallinna Ülikool ja selgub, et 8. klassi poiste hoiakud on muutunud oluliselt konservatiivsemaks. Oluliselt, näiteks üks näide, oluliselt rohkem poisse kui 2 aastat või 4 aastat enne seda arvab, et naised ei sobi tippjuhiks või ka poliitikasse. Et see selline suundumus, mis algas täna selle Ameerikaga, tegelikult on siiski kahjuks nähtav ka Eestis. Ja kui me mõtleme seda hariduslikku lõhet poiste hulgas, et minul on selline küsimus, et kas on mingisugust ideed, mida tegelikult sellega peale hakata, sest ma arvan, et asjad on omavahel täielikult seotud. Siin on jah mitu asja, kõigepealt ma nõustun sellega, ma ütlesin enne ka, et me võtame niisugust nakkusi väga omaks. Teine on see, et praegu toimub, nagu me näeme üldse, mingisugune selline retropööre või pööre konservatiivsusse. Ja see on seotud hirmuga selle sama ebamäärase tuleviku ja kõikide nende uute asjade ees ja siis hoitakse nagu sellest kinni, eks ole, sellest, mille peal nagu on harjutud istuma. Ma ütlen igaks juhuks vahele, et jutt käib 8. klassi poistest ja sellest, kuidas nad muutuvad konservatiivsemaks. Nende isa-temad, võtame 8. klassi poiss, eks ole, ta on kuskil 15-aastane, jah. Keskmine isa, tal on kuskil 40, on ju, 40-45 ja see ongi tegelikult see põlvkond. Need, kes said ruttu jõukaks, aga jäid võib-olla mõnes asjas arengust nagu poolikuks, neis pehmetes asjades nii-öelda. Aga nüüd, kui nad on need, kes on nagu otsustaja positsioonil, siis tekib ju, see on juba teoreetiliselt, tekib see sama enese kiitmise, enese õigustamise, see niisugune nagu häälestus ja diskursus. Ja pojad võtavad selle ju ikkagi omaks isadelt. Nii et ma arvan, et siin meil hakkab peegelduma see ja mul on väga suur mure ka näiteks selle sama kultuuri pärast, sellepärast, et nagu ma ütlesin, see on põlvkond, kes raamatuid kõige vähem loeb
ja normaliseerib seda, et raamatuid ei olegi vaja, eks ole. Tähendab, no kui me räägime nüüd selle jubedate sotsiaalteaduste niiviisi sõnadega, mida peaks välja juurima meie haridusest, nagu Postimees kirjutab, siis seesama legitimeerimine, et muudetakse normaalseks mingisugune asi, mis on kellelegi siis nagu kas kasulik või harjumuspärane ja siis võetakse see üle kui loomulik. See on ju üks põhilisi mehhanisme ka kogu selle domineerimise, ka sooliste asjade juures. Ja praegu me hakkame nägema, kuidas see nii-öelda põlvkond selles mõttes üles läheb. Ja siin võib-olla on ka nende poiste niisugune enesekaitse. Sellepärast, et kui need poisid meil on sagedasti kooliski, eks ole, hädas ja plikad on need, kellele antakse kõik need paremad palad ja ametid ja keda õpetaja kiidab tihedamini ja nii edasi, siis võib ju tekkida ka see tunne, see teatud mõttes niisugune sotsiaalse revanši, eks ole, soov. Need on väga ohtlikud asjad tegelikult. Miks ma ütlesin enne, et on väga tähtis, et kool tekitaks võimaluse igale ühele silma paista, igale ühel tunda seda endast rahuldust, et ma tegin midagi hästi, et mind hinnatakse niiviisi. Sest muidu, kui tekib see kõige hullem asi, mis inimest hävitab, on tegelikult alaväärsuskompleks. See on õudseim asi, mis üldse on. Ja siis, kui see alaväärsuskompleks on kollektiivne, eks ole, siis see ju nakatab. Ja seda me näeme rahvussuhetes ja seda me näeme nendes samates sugude suhetes ja palju mujal ka töösuhetes isegi. Nii et seda tuleb ära hoida. Me mõtleme, miks on ameeriklased siiski suhteliselt edukad igasuguste tehniliste uuenduste ja kõige juures, vaatamata kõikidele hädadele, mis me näeme ka neil ühiskonnas on. Aga vaieldamatult nad on olnud ikkagi arengus väga edukad. Siis see on see, et nende kogu see niisugune nagu kasvatussüsteem ju on nagu üles ehitud sellele, et lapsest peale õpetatakse tegelikult ennast kiitma. See on see, mis Eestis on väga just nagu inetu, ei tohi ennast kiita, enesekiitus haiseb, ütleb eestlane. Ameeriklane ütleb, räägi kõigile, mis su sead on. Ja tulebki see niisugune enese niisugune usk, mis teistpidi on väga tugev vastumürk igasugusele sellisele alaväärsusele ja kättemaksule ja kõikidele nendele asjadele. Nii et ma arvan, et meil natukene oleks seda eestlastel rohkem vaja. Ja poisid vajaksid ka just nimelt ka selle julgustamist, mis neil ei ole nii väga mehelik. Aga kui me vaatame nüüd seda tehisaruga seotud teemat ja ütleme, et seal need samad tundlikkuse teemad, enese tunnetuse teemad muutuvad äärmiselt oluliseks, siis poistes just nimelt neid asju arendades tegelikult on võimalik ka vältida seda niisugust väga niisugust karmi konservatiivset hoiakut. Ühesõnaga, ikka tulen ma jälle selle juurde, eks igal ühel on omad kiiksud. Minu kiiks ongi see ikka see sama yin ja yang, et igas ühes on see mehelik ja naiselik või tundlikum ja mõistuslikum alge. See on meie aju ehituses juba, eks ole, meie vasaku ja parem aju poolkera selles koos tasakaalus. Ja seda tuleb võtta kui arengu jaoks väga olulist sellist nagu momenti, et vaadata seda ka igast kandist ja poistel mitte lasta minna selliste. Poisid on kah, me olen ju palju näinud neid tudengeid, kes tulevad, kus oled 50 aastat õpetanud, eks ole, ja näinud, missuguste nad ülikooli tulevad ja mis neist siis nüüd saab, kui nad on juba vanaisad ja mis nad kõik on olnud. Ja siis on ju näha seda, on olnud neid juhtumeid ka, kus tõesti väga andekad poisid ongi, nad on jätnud õppimise pooleli ära läinud ja kaotsi läinud ja on teised, kes tulevad ja on sellised just nagu äpud ja vaiksed ja tagasihoidlikud ja praegu inimesed, keda kõik tunnevad ja austavad ja on täielikult staarid, kes kunagi pole püüdnud staariks saada, aga kes lihtsalt panustasid ennast selleks, mis nad teevad, eks ole. Nii et siin me tuleme nende isiksusega seotud ja hariduses ka see sama isiksuse kujundamise teemade juurde. Ja see, et konservatism on praegu see on nagu mood ka natukene, eks ole, nagu mood tuleb lainetena. Tegelikult natuke on praegu sellest ka teatud mentaalset mood ja nüüd kõik on äkki konservatiivsed, eks ole, kuidas siis tehti saab. Nii et, aga minu meelest jälle üks rohi, mis on universaalne, on ikkagi see teatud kriitilise mõtlemise ja ka natuke nalja tegemise võimekus, vaata kõrvalt ja tee nalja siis, kui asi läheb liiga tõsiseks, eks ole. Märka, et igasuguse niisuguse nagu eriti sama konservatiivsus, see annab ennast väga hästi niiviisi vaadata ka natukese naljaka külje pealt. Nii et
teatud annus konservatiivsust on ju lõpuks igas inimeses olemas, eks ole. Igal ühel meist on mingid harjumused, millest me ei taha loobuda ja mingid traditsioonid ja kõik. Ja tähendab see, vaadates nüüd see, mis on nagu uus diskursus, et kõik see, mis on progress, et see on midagi jubedat, progressist tuleb lahti saada ja kõik. Selles on ju mingi niisugune nagu kuskil see alge ju on olemas, sellepärast et see hirmus progressiivsuse tagaajamine, see, et areng iseendast kohe öeldi, peab olema ainult paremuse poole. Miski ei saagi halvemaks minna, eks ole. Ja see, mis on progressiivne, see on see, mis on siis nagu mille poole hoida. See on praegu ju asendunud ikkagi hoopis teistsuguse vaatega ka nii looduse suhtes, eks ole, kui ka ühiskonna suhtes. Nii et see suur niisugune progressiivsuse tagaajamine on asendunud pigem just nimelt niisuguse vastuolulise ja mitmekülgse maailma tunnistamisega. Aga see ongi konservatiividel jälle raske, sest nendel on kergem hukka mõista seda progressiivsust ja siis vastukaaluks ütelda siis, aga meie oleme need nagu õilsad tagurlased, eks ole. Eesrindlased on nüüd moest väljas, nüüd on tagurlased moes, aga tegelikult kumbki ei peaks moes olema. Või moes võivad olla, aga kumbki ei ole tegelikult üksinda, ilma teiseta see, mis kuidagi moodi üldse seda elus hoiab. Nii et üldiselt pendlil on see omadus, et kui ta läheb ühte äärde, siis ta teeb tõks ja hakkab minema teise äärde ja tähtis on see, et need liiga ooksaks ei lähe, nii et nad lõhkuma hakkavad. Ma olen niisuguses vanuses nagu mina, kus ma olen näinud siiski juba väga paljusid asju, mis pööravad ennast aja jooksul hoopis vastupidi sellele, mis nad alguses näivad. Siis ma suhtun suht rahulikult sellesse, et mingi äärmus kuskilt äkki tekib. Tavaliselt need äärmused on kõik ajutised. Rahu on kõigil vaja. On veel küsimusi? Tere! Põhitöö kõrvalt käin ma peaaegu iga nädal mõnes riigiasutuses motiveerimas riigiametnikke seisma iseenda eest, selle riigi eest. Riigiametnikke? Just nimelt. Ja need on valdavalt naised. Ja kui ma palun neil nimetada, et miks nad siis küüruga seljas pelgavad ajakirjandust, siis nad ütlevad, et need top 5 seas on ennekõike 3-4 naisajakirjanikku, kellele nad ei tahaks väga intervjuud anda. Kuidas siis sellesse suhtub? Et naised pelgavad ennekõike naistele intervjuud anda Eestis? Ma kõigepealt kontrolliksin seda väidet. Ikkagi õppejõud. Ma kõigepealt teeksin äkki statistikat ja vaataks, kuidas sellega tegelikult on. Võib-olla see mingi iva on, aga meil on ka tegelikult väikese rahvana ja väikese arvulise, mis tahes eriala väikese arvulise hulgaga, on see, et üks mingisugune inimene või kaks, nad nagu paistavad silma, hakkavad määrama nagu seda üldist arvamust, üldist kuvandit. Me väga kergesti ütleme, et kõik on nii. Nii et mis puudutab neid naisajakirjanikke ja meesajakirjanikke, siis ma teeksin siin statistikat. Ma vaataksin, mis seal tekstis ikkagi tegelikult on. Ja peale selle ajakirjandus ei ole siin jällegi väga erinev poliitikast. Seepärast, et kui me vaatame nüüd seda, kuidas moodi naised, kui nad tahavad poliitikas läbi lüüa, siis ikkagi nii mitmed ja mõnedki neist võtavad ka omaks tegelikult selle niisuguse nagu boksiringi loogika, eks ole, ja võitlevad endale positsiooni välja. Kui me ajakirjandust vaatame, siis ikkagi see sama niisugune teatud stereotüüpidega mängimine ja teatud eelhoiakute niisugune võimendamine ja see on omane nii mees kui naisajakirjanikele, kes on nagu sunnitud või ka ise tahavad nagu õhust püüda seda, mis parajasti on see, mis kutsub esile mingisugust vastuga ja nii edasi. Nii et ma ei arva, et siin see sooline erinevus nii suur on, siin on pigem teatud professionaalsed niisugused probleemid meil nii poliitikute kui ajakirjanike puhul, et see professionaalne ütleme siis, kas professionaalne eetika või mingisugune professionaalsuse kriteeriumid on paraku mõnikord väga niisugused nõrgad, ühekülgsed. Ja
ja mis puudutab enda eest väljas olemisse, siis ma ei tea, kas see on niiviisi, et naised ametnikud vähem julgevad endast seesta kui mehed ametnikud. Meil võib-olla lihtsalt naisi ametnikke ongi rohkem kui mehi ametnikke. Ülemused on mehed ja ametnikud on naised. Et ma ei oska öelda, ma tahaksin jah, see võib mulje olla, mis on põhineda faktidel ja on õige, aga ma tahaksin siis seda ka uurida. See on asi, mis väärib uurimist. Meil hakkab paraku siin aeg otsa lõppema, ma tean, et on veel tee Tartusse ka ootama sees. Te mainisite just, et eestlane on selline suhteliselt pelglik enda kiitja ja midagi hästi ütlemaks, aga ma ikkagi küsin, et kuidas siis läks täna? Kus kohas? No siin või tänane päev või? Ma ikkagi loodan praegu positiivset vastust saada kuidagi. No, ei tule vist. Vaadake, ma ütleks seda. Kui inimene tegeleb sellega, mis on tema eriala, ja minu eriala paraku on seotud sellega, et ma räägin pidevalt, eks ole, õppejõuna räägin pidevalt ja poliitikas ma pead rääkima pidevalt. Ja siis sa pead olema vähemasti teatud professionaalsel tasandil, tähendab. Ja sa pead selleks ka valmis olema, see on nagu sportlane, eks ole, kui ta tahab ikkagi spordis olla, siis ta peab olema valmis, et ta igas olukorras, igal võistlusel ta paneb välja, eks ole, selle, milleks ta on suuteline. See on professionaalsusega seotud, see on professionaalse au küsimus, eks ole, niiviisi. Ja kui me nüüd räägime tõsiselt ka sellest samast vanadusest, eks ole, siis ega professionaalsus vanadusega ei vähene. Kui just lausa niiviisi peast segi ei lähe. Vorm on ajutine, klass on igavene. Ja nii ma võin siis ütelda, et ma vähemasti loodan. Ma ütlen, et ma vähemasti loodan. Et ma annan oma parima alati, kui ma midagi teen. Kui see alati nii välja ei kuku, siis ei tulnud välja, aga ma püüan alati anda oma parima, nii kui ma usun enamus meist, kes me teeme seda, mis on meie nagu eriala või kutsumus, professionaalsus, seda teevad, eks ole. Ongi kõik. Ilus. Marju Lauristin.